No nii, tere sõbrad! Täna istusin laua taga, mõtlesin, et peaks midagi jäädvustama jätta endast nii-öelda tulevastele põlvkondadele. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen siis sellist väikest toidutoppi, et minu nii-öelda järeltulijad siis saaksid aru sellest, mis ma arvan siis toidust üldse. Noh, hetkel võtsin siis sükust lehe lahti nagu E-Selver, tundus väga huvitav leht, sain sind mingi portsu toite ja siis täitsa suvakalt valisin ja saan nagu natuke siis rääkida sellest, mis arvan sellest. No, ärme oota liiga kaua, vaatame siis esimene toit, mis ma leidsin. Näeb välja nagu mingi liha, seakeel vast. Ma ei tea, ma ei ole sellist asja kunagi söönud. Paneme siia 2, 2, näete siin 10-st 1-ni. Hakkan minema, üks on, et jama ei ole sobilik söömiseks, 10 on väga hea. No, seakeel ma räägin, ma ei ole seda kunagi söönud. Tundub natuke imelik, kuidas seda üldse peaks tootlema, et nagu süüa ära seda, ma ei tea, jätame 2, vähemalt 3 või. Keegi on ikkagi vaeva näinud, keegi seda siga ära tapnud ja keeldi välja võtnud, jätame 3, jah. Nii edasi. Seamaks. No kus keel, siis seal maks, ka maks, jah. Ütleme niimoodi, et oleks väga rumal tappa siga ainult tema keele eeste pärast, et võeti ka maksa välja. No maks on selline huvitav toit, et olen korduvalt koertele seda teinud. Praed, alguses natuke pead pesema seda, no ütleme 2. Koertele sobib, ise ei sööks. Keel paneme ka 2. Maksa paneme 3, olen korduvalt söönud küll. Nii, järgmisena. Ka ilmselt mingi liha. Piraadi need krõpsurõngad on ümber. See on muidugi huvitav, et miks selline siis asi on müügis. Ma ei tea, paneme siis teda ka sinna umbes 2. Nii. Juustu käkerdis, noh, ma ei tea, 1. Ei tea, miks seda peaks üldse sööma, et osta siis normaalsed juustu. Nii, 2, noh, ei ole väga tervislik ilmselt, mingi singi tükid, ei ole ilmselt kõige parem sink, olen kunagi proovinud, suht limane. Las ole siis number 2. Nii, nüüd ma võtsin ka salati valiku, aga kahjuks on niimoodi, et parasjagu ma ei oska neid salateid hinnata nii, nagu nad siis on poes, siin kõik heas konditsioonis, ütleme niimoodi, tavaliselt ma võtan neid salateid siis, kui seal on selline silt peal -50%, et soovitan proovida, lähete Selverisse hommikul vaadake, et seal on niisugused sildid, et saate suht odavalt seda sööki. Aga no ütleme niimoodi, et mina hakkan selle prisma alt neid võtma, et kuidas siis nad maitsevad siis, kui nad mõnda aega juba seal karbis ei olnud. No esimesena on meil siin sünnipäevasalat, see on selline klassika, seda saab julgelt siia 5-ga hinnata, 10 palli süsteemis, eks ole. Et täitsa normaalne, vahepeal olen sattunud niimoodi, et oli hapu, sama saan öelda ka porgandisalatiga, toda kahjuks või õnneks. Niimoodi, kui võtad selle porgandisalati, siis pead midagi kindlasti kõrvale võtma, kõhu sellest nagu täis ei saa. 3 siia. Nii, siin on selline asi nagu kodune, siis kartulisalat, umbes samamoodi nagu tavaline salat, aga sees on ka selline huvitav sink, kodusink, ei tea. No mulle väga ei meeldi siia. Lähen suht võrga nende keele ja siis nende piraadi rõngaste ja lihaga koos. Nii oasalat, no see on juba nagu natuke ohtlik, selline, tugev 3, kõhu saab täis, aga -50%, korra olen sattunud niimoodi, et ikkagi läks halvasti nii-öelda. Nii, metsaende salat, 1, ei ole mõtet siin midagi rääkida, elu on sulle tähtis ja armas, siis ei söö seda. Nii, ja siin on mis salat? Kartuli kanasalat. No, potato, kartuli ja kana, no ei tea, ei mäleta, päime 2 siia selle rõveda salati juurde, et las olla nad kõik koos. No, pitsa siin on hind ka näha, 3 euki maksab meie ajal pitsa. No, selline, ütleme siis lihtrahva toit, suhteliselt kallis. Ma ei tea, kui raha ei oska lugeda, siis ostad seda pitsat, maksad 3 eurot, saad, ma ei tea, palju, 300 grammi. No, ja võid selle raha eest parem seda juba salatit osta, eks ole. -50%-ga saad rohkem kõhu täis. No siin on sama ühega ma hinnaks neid kalapulgad, ei ole üldse tervislik, maksab vähe, aga kui sa vaatad, palju kaloreid, palju gramme seal on, no täitsa jama. Nii, sushidega on ka samamoodi väga huvitav case, et ma kunagi töötasin objektil Viljandi linnas, laias laahtuses tegime seal tööd, ei hakka rääkima mis tööd, ja mul oli seal üks objekti siis sõber, üks nii-öelda kolleeg, komraad, ja tema siis peale, kui meil oli lõuna, vahepeal lõuna oli pikem, vahepeal lühem, et aga ta käis seal Selveris, siis Viljandi Selveris ja Viljandi Selveris alati ikka rabas neid sushisi sealt külmaletist. No, mina olen ükskord tema käest neid sushisi ka võtnud, no jällegi, suht jama toit, sushid. Ja no siis see objemees käis seal, 8 eurot, söögikord siis sõi neid sushisi, pani need kastmed ja mis iganes, see must jamps ja roheline see jura, mis seal on, pani seda kõik kokku, sõi, aga ma ei näinud kunagi sellest pointi ja kallis ja mõttetu. No jäätis on siuke hea suvel. Muidugi mina ei ole sellist jäätis konkreetselt söönud, või isegi olen, midagi taolist olen söönud, eks ole. Neiukesed on seal kirjeldatud või joonistatud ja Vanilla Ninja, huvitav. Nii, aga jäätise probleem on see, et see on ikkagi šokolaad. Mõtle, sa sööd seda šokolaadi, hambad lähevad siis, halveneb seisukord, mõtle, kõik rüve, jäätis on su suus ja mingi šokolaad su hammaste peal, 1. See ei ole üldse tervislik, ei ole õige toit, mida siis peaks sööma. Nii orbid, samamoodi. Nätsu kuum, kõik käivad, närivad seda nätsu, mis sul keha. See on nagu, sa skämmid oma keha, jah. No, sööd, aga nagu resultaati ei ole. No mõttetu. Täiesti jama, eks ole. Tööd tehakse, aga resultaati ei ole. Ja maksad ka veel selle eest. Jura, sama
hästi võid süüa, ma ei tea, närida mingi plastikud, noh, mõttetu. nii, tutti frutti, komm, noh, lastele läheb peale. et kui mina käin lastedel külas, siis ma alati kraban paar tükki sellist kaasa, paneme 3, ei paneme isegi 4, täitsa hea asi, mida kaasas kanda. nii, Eesti juust, noh, ega siin ei saa midagi nagu panna halvemini kui 10, see on ikkagi Eesti juust, oleme ikkagi patriootlikud. Eesti juust. ja aga nüüd me vaatame tortilla nachod või chipsid, cheese, mis iganes asi see on. näed, ei ole Eesti toodang esiteks ja teiseks nii-öelda jällegi selline, mida ameeriklaste bürol muidu on näha. Tortillad või Mehhiko toit, ei tea, mis toit see on, ma ei ole igatahes neid kunagi söönud ja ma teile ka ei soovita, paneme siia nende siis rämpstoitude hulka, see on jama. nii, põnn, lastetoit, aga seda sa ilmselt kaasas ei kanna, lastele kinkida ei saa, seda söövad igasugused hipsterid ja fitnessmodellid. siia sama, läheb see, mulle ei istu, siuke asi. nii, aga jälle mingi seakeel. okei, no paneme siis seda siia, seakeel on see ikkagi ka Aafrikas seakeel. nii, makaronid, no näete, vot nüüd hakkan rääkima teile siukeseid asju, nagu pead valima toitu ikkagi õigesti. ma vaatan seda makaronipakki, mis siin on kirjeldatud, näete, mingi maksipakk 1GG, Tansaani jällegi ei ole patriootlik üldse, ilmselgelt mingi Itaalia toodang, mingi imelik kuju, me niisugust asja ei söö, maksab ka päris palju, eks ole. nii, et see läheb sinna, noh, 2, tiir 2 või isegi tiir 3, eks ole, mingid imelikud toidud, sushid ja värgid. et noh, süüa võib, aga on ka paremaid alternatiive, no näiteks siukesed spagetid, hind on neil väga demokraatlik, paneme neid sinna, noh, sinna sama makaronisalati juurde, et peale loengu tuled, paned neid potti, teed veel pooleks niimoodi, teed korraks pooleks, siis on neid mugavam süüa nii-öelda. ja siuke pakk maksab mingi alla euro, väga hea söök. nii, majonees. no majoneesi sa puhtalt ei söö, tavaliselt ikkagi majoneesi sööd nende makaronidega, läheb siia risti. nii, kohuke. no siin on jällegi 2 kohukest, see kassikohuke on päris hea, mulle täitsa meeldib. Firma Tere teeb seda, aga 42 senti, no kuulge, kohuke sees 42 senti, 42 senti on pool seda makaronipakki ja seda pakki sa võid süüa ikkagi korduvalt ja saad kõhu täis, aga sellest kohukesest. no igatahes kunagi oli hea, aga praeguse hinnadega paneme sinna 2 ja jällegi maagus jääb kõik hammaste juurde, rikub hambaid, jama. no vot, jepi, vot sellega on mul hea lugu, et kui ma mäletan, et 2013. aastal käisin Valgas põhikoolis, siis anti siukesi asju meil. siis vahetunni ajal, söögivahetunni ajal sinna söögi kõrvale jäid väga head mälestused ja siiamaani ma mäletan seda, kuidas üks kord oli niimoodi, et üks tursem, nii-öelda suurem poiss, siis 10. mitte 10. ma mäletan 4. B-klassist võttis mul selle siis kookese ära seal ja siis ma nutsin ja igatahes halvad mälestused. mõnes mõttes kuidagi tulid meelde, nii et üks. no nii, suur pakend, kartoška, kartul on alati hea, läheb siia 10 juurde ja jällegi loodan, et see on siis meie eestimaine kartul, ei ole mingi rämps. edasi. nii. porgand. okei, porgand ka hea. Paneme siia ära. nii, hibiskuse tee. nii, nüüd vaatame natuke sellest, missugused joogid meil on olemas. hibiskuse tee, ka suht odav. Siuke siia juurde läheb. See on siuke igapäevane toit nii-öelda, mida saad kogu aeg süüa ja ei jää nälga sellega, eks ole. majonees, hibiskuse tee, siis kartulisalat, aga -50-ga. niisama ärge ostke, -50, juba võit. nii, ja makaronid. nii, õlu. no õllega on see, et õlust kasvab kõht ja üldse alkoholi ei ole hea tarvitada. Peame siuke 2. vahet ei ole, mis see õlu see on, halekokk, mis iganes, jama kõik, üks siit. ei tasu juua. nii, aga Red Bull, see on energiajook, veel hullem, jällegi suhkrut palju, kasu vähe. lihtsalt teeb südamele haiget. nii, mis siin on? no see on ilmselgesti mitte söödav. hinne 1. nii, Nesquik on hea asi. kunagi lapsepõlves mäletan sõin seda rusikatega, aga jällegi hetkel, olles täiskasvanud inimene, saan aru, et see on ikkagi ka jama, rikub tervist. jätame siia seda ja lähme edasi. mingi leivamass, 1, pole söödav. munad on ka hea asi, mune võib panna siia 5. sinna hinde 5 hulka. päris head, munad on, no üldse vahet ei ole, mis munad need on, peaasi, et need oleksid kanamunad, nagu siin kirjas. nii, leivakesed, rämps, 1, miks keegi üldse peab leivakesi ostma, selliseid eriti, osta siis normaalsed leivad, ei tea. nii, mingi riisi snäkk, riisikakes, ei tea, riisikoogid, ma ei tea, no see on, läheb, seostub kuidagi jah kohe nende leivamassiga, jama. nii, Võro, õlleamps, no õluga läheb kokku jällegi siin, no paneme siia 2 hulka, võib-olla seal on mingi liha ka. nii, võileivakurk, julgesti 5. siia, 5. tärni, 5 tärniliste toidude hulka. Tatar, no selle tatraga on selline jama, et nagu näete, ta on mingi imelikult pakendis, miks ei või tatar nagu normaalsesse pakendisse toppida. eks ole, seal on mingid 5 või 4 pakikest, eks ole, igaüks on 100 grammi ja maksab topelt, kui see tavaline Selveri, mis iganes tatar, mis sa ostad, noh, ma ei tea, jällegi mingi hipsterite toit, me neid ei toeta, 1. nii, Voimix, no ta peaks olema midagi siis või asendaja, eks ole, raha meil ei ole, täitsa tavaline tudengitoit, võimegi panna seda siia 5. hulka, ei ole päris või, aga noh, kui meil ajad on sellised, nagu nad praegu on, siis võib võtta kah. no nii, mingi mammak köögiasi, siuke 2, ka võtan neid ainult siis, kui nad on -50% ja noh, suht sama värk nagu nende kaesalatiga siin, et no viimasel võimalusel, kui mu kõik muu, mis ma näen seal riiulis on kallim, siis võtan seda ja nii ongi. no ja viimasena on meil jogurt, mis jogurt see on? Kreeka, see on see maitsetu jogurt, no maitsetu jogurt ilmselgelt läheb siia üheliste pinki, jääb siia istuma.
vot, aga suured tänud, aitäh, et kuulasite mind, et kui see video saab 13 laiki, siis teen ka teist osa, kus hindan